võib-olla, mis on praktikas välja toodud, et kus tõesti võib-olla on vaja mingil kujul reeglite lõdvendamist, on eluruumi üür. Et selle kohta vähemalt jah, jällegi on need muidugi üürileandjate esindajad, kes on öelnud, et et Eesti eluruumi üürilepingu regulatsioon on liiga jäik, võimaldab liiga vähe teistsuguseid kokkuleppeid ja mõneti see on tõsi küll, et meil see lepinguvabadus eluruumi üürilepingu puhul on väiksem kui on mõnes teises riigis. Kas see nüüd tegelikult on olnud kuidagi ühiskondlike protsesside takistuseks? Ma ei ole päris kindel, pigem siin võib ju küsida, et võib-olla eestlased üldse oma loomu poolest esiteks ei ole väga altid üürima, vaid pigem ikkagi tahavad omada kinnisvara ja selleks ju lõi ka see erastamine väga-väga head võimalused, et kõigil või väga paljudel oli ellu astudes olemas oma kinnisvara, kus siis elada, et see üüriturg sellega seonduvalt ongi olnud suunatud eelkõige lühiajalisele üürimisele ja seal ma arvan, võlaõigusseadus seda nüüd liiga palju ei takista. Aga mis puudutab mingit digitaalset innovatsiooni, ma ausalt öeldes ei näe põhjust, miks võlaõigus või ma ei ole näinud vähemalt ühtegi Riigikohtu lahendit, kus see tõesti oleks saanud kuidagi takistuseks. Aga võib-olla on Paulil siin paremaid näiteid. Ma mõtlen üldiselt, et jah, praegu nüüd me ei saaks öelda, et oleks nagu väga ühiskondlik vajadus võlaõigusseadust väga muuta, et võib-olla tõepoolest, kuna me saime just võlaõigusseadust koostades kasutada juba kaasaegsemaid allikaid, siis meie võlaõigusseadus võib-olla, võib öelda, on ka Euroopa tasandil üks kaasaegsemaid ja huvitav oli muidugi juba vaadata seda, et kui me otsisime oma eeskujusid 90. aastatel, siis näiteks Poola ja Ungari ja Tšehhi, kes võtsid oma uued meie võlaõigusseaduse nagu niisugused vasted või oma tsiviilseadustikud hiljem vastu, siis tegelikult nad kasutasid juba meie tsiviilseadustik, eelkõige võlaõigusseadust ka eeskujuna. Aga siiski nüüd, kui ajalooliselt nagu pikemas perspektiivis tahapoole vaadata, siis ikkagi just võlaõigus ja eelkõige lepingõigus on võib-olla see, kus on see muutmise vajadused suuremad kui mingites muudes valdkondades. Ka nagu me see näite tõime, et näiteks 1940. aasta eelnõu võlaõiguse osa, lepinguõiguse osa oli selgelt vananenud, kuigi tõsi, see oli juba omal ajal juba ka 40. aastal oli võib-olla tugines niisugune suhteliselt vanadele allikatele, et seda me kasutada ei saanud, et kui mõelda nüüd mõnikümmend aastat edasi, siis võib-olla võlaõigusseaduse parandamise vajadus on suurem kui näiteks seal pärimise või asjaõiguse puhul, et see dünaamika võrreldes teistega, võib-olla see dünaamika vajadus on suurem, et need lepinguliste suhete regulatsioon peab ka kaasas käima nüüd majanduse ja ühiskonna arenguga. Aga mis ei tähendaks seda, et meil praegu oleks väga selge vajadus nüüd kuidagimoodi hakata seda võlaõigusseadust väga ruttu parandama.